me nüüd kohtusime siin ühe väga meeletult suure koeraga, kes paistis kõigist üle, et küsiks hea meelega omanikult, et kuidas on tema nimi ja mis tõug see selline on? Tõug on saksa dogi ja nimi on Fenrir. Koduselt hüüame teda Fennuks tavaliselt. Mis omadused sellisel koeral siis on ja kuidas teda kasvatada on? No üldiselt on nad väga rahulikud, väga sõbralikud. Nende kasvatamisel põhiline probleem on just nimelt see suurus, et inimene peab oskama sellist looma kinni hoida, ei tohi lasta tal kutsikana üle pea kasvada, sest pärast puht füüsilise jõuga sa teda kinni ei hoia, tema kaalub umbes 75 kilo. Vajab palju liikumist? Jah, üldiselt küll. Noor loom eriti loomulikult tahab joosta palju. Nii et päris diivanikoeraks ei tasu sellist võtta, sest siis nad hakkavad kodus laamendama. Selge, millisel inimesel tuleks siis sellist tõugu endale vaadata? Soovitaks sellisel, kes on piisavalt sportlik, et ta sellise koeraga hakkama saab. Ja võib-olla mitte sellistel, kes tahaksid tingimata, et koer väga hästi dressuurile alluks ja nad on suhteliselt põikpäised. Nad ei ole niimoodi, kui tahad väga kuulekat koera, siis on tõesti saksa lambakoerad ja sellised tõud võib-olla paremad. Dogide hulgas on väga hästi välja õpetatud koeri, aga suhteliselt vähe siiski. Palju selliseid koeri Eestis on umbes, oskate öelda? Oi, ma ei oska praegu nii täpselt öelda, palju neid Eestis on. No ma arvan, et kuskil võib-olla 50 ringis. Suhteliselt vähe? Jah, suhteliselt vähe. Ega siin näitusel, ilmselt siiski rohkem. Ma tõesti ma ei oska, ma ei ole seda nii. Näitustel läheb siis? Näitustel läheb meil niimoodi keskpäraselt, täna saime hindeks väga hea. Selge. Aga edu teile teie tegemistes? Just, aitäh teile ka.